Mets on meie rikkus, nii öeldakse. Kas aga me selle rikkusega õigesti ümber käia oskame? Peab ütlema, et mitte alati. Eesti metsaga toimetavad riik ja erametsaomanikud. Riik tuleb oma tegemistega hästi toime, kuid erametsaomanikel jääb tihtilugu puudu teadmistest, kuidas metsaga õigesti majandada. Just metsa majandamise küsimuste lahendamiseks on loodud uus internetikeskkond nimega Timber. See on loodud just selleks, et metsaomanik saaks oma metsast õiglast tasu, seda oskuslikult majandades. Metsavaldkonnas on palju toimetajaid, kuid nüüd on esmakordselt võimalus metsaga tehinguid teha internetikeskkonnas, kus näiteks ühele metsalangile saavad pakkumisi teha kõik huvitatud isikud ja ettevõtted. Timber.ee on keskkond, kus saavad kokku metsa asjatundja, juristid ja nõustajad. Toivo Asmer on nõus meile näitama ja rääkima, kuidas saavad metsaomanikud olla kindlad, et müüdavast metsast maksimaalset kasu saada. Kui Timberi tutvustust lugeda, siis meil üks esimesi laused on, et meil on kokku üle 100-aastane metsaalane kogemus ehk inimesed, kes on täna siin tööl, nad on metsandusega seotud, kes 18 aastat, kes 16 aastat, kes 6 aastat, kes 7 aastat, need kõikidel on see kogemus olemas, sealhulgas ka mina, et ma olen nende asjadega tegelenud. Ja kui me võtame selle 100-aastase kogemuse, no siis praktiliselt peaks olema kõik punktid, mis võivad esile kerkida või probleemid, need on olnud haaratud ja me oleme need läbi käinud, me teame, mis sealt võib tulla, et neid pettusi ei oleks. Et kui just täna vaadata, et kui erametsaomanik püüab oma raiet müüa, et sinna tuleb vahele neid erinevaid etappe, kus vahendaja ja ta kaotab oma sellest varast, sest mets on tema vara, kaotab väga suure summa, siis meil on niiviisi, me viime kokku konkreetselt selle müüja ja konkreetse ostja. Siin ei ole enam vahendajaid ja me anname talle garantii, et kui sa müüd, siis sinu metsast toimetatakse korrektselt, ehk see mets võetakse maha korrektselt ja see lang jääb järele pärast ka inimliku väljanägemisega, mitte nii, nagu me oleme lugenud, kus on siis rööpad, nii et ise upud sisse ära ja palju muidki asju. Et sinu metsa väärtus ajas kasvaks, tuleks seal läbi viia metsa seisukorrale vastavaid raieid, mille tulemusel võib kuni 2 korda paraneda puistu juurdekasv ning tõuseb sortimendi kvaliteet. Nii võid saada oma metsast kordades suurema tulu kui majandamata jättes. Seega, raiuda tuleb, kuid seda tasub teha mõistlikult ja kooskõlas seaduste ja heade tavadega, nagu seda ka riigimetsades tehakse. Et kas sinu mets saaks heaperemehelikult majandatud, võta meiega ühendust. Meil on uus büroo uuel ajastul ja kogu asjaajamine käib interneti teel, arvutid on töötajatel ees, paberimajandust on vähe, sest et tegeleme küll nüüd siin metsaga, aga paber on väga väärtuslik ressurss ja teiseks on sellega üks suur tüütus, et kipuvad kaduma, et oleme uue maja teel. Töötajad on meil erakordselt võimekad. Oli konkurss, kus oli siis 4 kohale 124 kandidaati ja need inimesed, kes siin laua taga istuvad, on väärikamatest väärikaimad. Kui palju teil üldse töötajaid kokku on? 9 inimest, et mina siis juhatuse liikmena, siis on finantsjuht, on arendusreklaamijuht ja metsaspetsialist. Tema ongi siis põhiliselt igapäevaselt metsas ja uurib, mis seal toimub. Nii et kui meil on mingisugusedki kohtumised, kus on vaja tema abi, siis ta on alati kohal. Tänapäeval peab olema väga suure professiooniga, sa pead arvutit valdama perfektselt, keeli valdama perfektselt ja oma eriala perfektselt. Sa pead tundma väga põhjalikult inimese hinge. Et eriti see, mida meie pakume, me pakume enampakkumise keskkonda. See on selline koht, kuhu inimene kas tuleb või ta ei tule. Me peame müüma seda usaldust ja ma arvan, et nende inimestega ja usun, et nende inimestega, kes meil täna töötavad, me suudame seda usaldust müüa ja nad tulevad liituvad meiega, sest kasu on tegelikult kõikide erametsaomanike poolel, mitte meie poolel. Vajadusel viime sind kokku usaldusväärsete koostööpartneritega, kes koostavad sulle metsamajandamiskava. Aitame sind ka metsateatise täitmisega ning leiame sinu raieõigusele parima ostja. Ära müü maad, vaid majand oma metsa targalt ja võida seeläbi nii kasvus kui kasumis. Uuri lähemalt aadressil timber.ee. Kui Eestimaal ringi sõita, siis on näha, et ega seda metsa on meil vist küll ja küll. Mets on tõepoolest küll ja küll. Kui praegu vaatame statistilisi andmeid, siis erametsa on ju circa 900 000 hektarit ja riigi käes on kusagil 1 100 000. No need numbrid natukene siia-sinna kõiguvad.
et metsa on palju, metsa kasvab palju juurde, nii et kui täna vaadata, kui palju maha võetakse metsa, nimetame, raiutakse metsa ja palju juurde kasvab, siis juurdekasv kindlasti ületab raiemahud. Kas metsa omamine on inimestele kasulik? Tihtipeale on olnud küll ka trükis sellised artiklid, et majanda oma metsa heaperemehelikult. Kuidas see tavainimene peab teadma, milline on heaperemehelik käitumine? Ehk meie oleme võtnud endale ka ühe põhiülesandena rääkida inimestele, et majanda metsa, ära müü oma metsamaad maha. Ja teine asi on see, et meie siis timberi spetsialistid on valmis kõiki nõustama, tasuta. Pean silmas eeskätt nüüd Tallinna inimesi. Täna oleme Tallinna televisioonis ja suur tänu, et mul on võimalus siin rääkida, sest Tallinnas elab väga suur protsent erametsa omanikest. Ja inimene ei tea, kuidas nüüd käituda. Tahangi müüa teatud osa metsast maha, tütrel vaja korter osta, aidata. Kõigepealt on vaja loomulikult metsamajandamise kava tellida, me saame siin anda nõu, keda valida, kuid valiku teeb inimene ise vastavalt hinnale, vastavalt siis kvaliteedile, lepivad kokku. Siis on vaja teha metsateatis, seda saame meie ka aidata ära teha, meie spetsialistid siis Keskkonnaametis, saad raieloa. Nüüd, mis on olnud probleemiks tihtipeale? Ühte sedasama raieluba ehk siis seda raiemahtu on müüdud erinevatele hangeldajatele. See ei ole mingisugune ekstreemne juhus, või seda on olnud üsna palju. Ehk siis vahendajatele, kõik vahendavad. Jah. Ja enne kui meie seda timberit lõime, me tegime väga palju sellist uuringut. Küsisime inimeste käest, metsameeste käest, maainimeste käest, linnainimeste käest. Mis teil mured on? Müüks metsa, aga ei saa müüa, kõik on kaabakad. Kõik, kes kohe tulevad, müü oma mets maha. Kas sul on metsamaad, müü maha? Saad väga hea hinna. Ja siis tekkis küsimus, mis on väga hea hind? Et kui tõepoolest siin ka enne juba rääkisime sellest, et riik oma varaga käitub väga heaperemehelikult, ehk siis müüakse kindlalt see protseduuri reeglite järgi, et saada see kõrgeim hind kätte. Ja ka tavainimene tahab saada oma varast kõrgeimat hinda, mida Eestis on võimalik saada. Ja nüüd see timberi keskkond ongi loodud just nimelt selleks, et viia otse kokku selle metsa omanik ja ülestöötaja. Miks peavad siis inimesed just timberi poole pöörduma? Aga ma küsiks, aga kelle poole veel täna? Kelle poole võiks täna pöörduda? Et pole sellist teist keskkonda? No ei ole sellist keskkonda, kes aktiivselt üldse tegutseks, sest näiteks mul on endal konkreetne näide meie perel ka mets. Ka tahtsime müüa teatud osa sealt ja müüsimegi. Ja kelle poole pöördud? Tuttava metsaülema poole. Ta ütleb, et jah, Toivo, mul on olemas üks sõber, ülestöötaja, väga hea mees, hea hinna saab. Ja on mitu pakkumist sinna juurde siis võib tulla. Heal juhul 2-3 pakkumist, rohkem ei tule. Aga meie oma selles veebikeskkonnas oleme loonud oma infopanga, kus meil on ühelt poolt siis erametsa omanikud, teiselt poolt on siis ülestöötajad, ka kokkuostjad ja me teame, kellele pakkuda nüüd veebikeskkonnas, siis internetis on online'is, ehk siis iga päev ise inimene saab vaadata, kui ta on oma raie pannud müüki. Tal on olemas siis metsamajandamise kava, sealt on näha, missuguse on siis mahud, mida ta saab müüa, siis on see metsateatis, sai selle raie loa. Terve keskkond, ostu-müügi keskkond siis. Jah, aga meie ise ei osta ega meie ei müü. Ehk see ongi see, et me ei ole mitte vahendaja, vaid me oleme loonud selle keskkonna, kus inimesed saavad toimetada inimlikult ja et neid ei peteta. Need keskkondi on ju mujal valdkondades samasuguseid, kus inimesed teatava sellise huviga inimesed koonduvad ühte veebisaiti, kus siis on kõik tehingud seoses selle konkreetse valdkonnaga. See on nüüd seesama on nüüd ka nüüd siis metsavaldkonnas. Jah, täpselt nii. See aktsiaselts Timber on nüüd väga uus firma ja see avati Tartus maamessil, kuhu me siis praegu ka kaameraga suundume. Timber.ee veebikeskkond sai avatud ja alustas oma tööd just Tartus toimunud maamessil. Uudne metsamajandamise keskkond äratas huvi ja uuel tasemel metsa müümine on paljudele metsaomanikele huvipakkuv, sest ei soovita metsamüügiga tegeleda vahendajate abil. Timber.ee keskkonnas jääb see mure ära.
Üldiselt on mured seotud ikkagi nagu raietega, et on tehtud raied, ei olda näiteks ettevõtete tööga rahul või otsitakse just täna võimalust siis võimalikult hea hind oma raiele otsida. Paljud inimesed tulevad siia ja ütlevad, et mul on nii vähe metsa, mul on seal paar hektarit või kuni 8 hektarit, et ma ei olegi just kõige metsaomanik võrreldes siis nende suurfirmadega. Ja mõtlevad, et meie partneriteks oleks kõige õigemad võib-olla suurmaaomanikud, suurmetsaomanikud, kellel on siis seda metsa oluliselt rohkem kui neil. Aga mis on siis, me võime kindlasti julgustuseks öelda, et ka hektar metsa on metsa, et seda tuleb täpselt samamoodi majandada kui see, kellel on neid sadu hektareid ja meie keskkonnas on siis see raie müügilepanek kõige õigem ka nendele väikestele.